Millal ja miks alustasite oma õpetaja karjääri? See on hea küsimus. Kui see õpetaja ametisse karjäär on, siis olgu peale. Alustasin väga ammu, siis kui ma lõpetasin Elderi muusikakooli 1981. aastal. Läksin tööle Härma gümnaasiumisse muusikaklassi. Samal ajal läksin õppima ka kaugõppesse eesti keelt. Nii et mul on 2 eriala kohe kõrvuti käinud. Aga alustasin akordioniõpetaja. Kuidas osalete või aitate korraldada juubeliüritusi? Üks suuremaid, millega eesti keele õpetajad tegelevad, on sügisel almanahi väljaandmine. Loomulikult suurema töö muidugi teevad õpilased, et kirjutavad jutte, aga õpetaja ülesanne on head jutud üles leida, neid natuke viimistleda ja seda me praegu juba teeme. Ma usun, et kas oktoobris ilmub meie juubelialmana, nii et kõik eesti keele õpetajad on sellega ametis. Aga on ka väiksemaid töid. Näiteks tegime novembrikuus, kus te isegi kirjutasite luuletusi koolist. See oli esimene üritus, mis meil juubeliga seoses. Mis veel oleme teinud? Õpilased on kirjutanud jutte Elva linnast, Elva koolist. Ka need paremad lähevad almana. Ja arvata võib, et sügisel tuleb uusi töid. Kuidas teile meeldib Elva gümnaasiumis töötada? Mulle meeldib siin. Kui ma 2006. aastal tulin, siis ma tundsin, et ma tulin jälle tuttavasse kohta tagasi. Kuigi ma Elvas varem töötanud ei olnud ja ma ei kahjuks ela Elvas. Aga kuna ma olin enne seda 19 aastat töötanud Härma gümnaasiumis, mis oli sama suur kool, vahepeal umbes 10 aastat Alatski kusside koolis, mis oli väike kool, siis mulle tundus, et ma siiski tahaks suures koolis töötada. Kuidas meeldivad Elva kooli õpilased? Loomulikult on õpilased alati toredad, vahepeal küll närve söövad ja väsitavad, aga ma ei arva, et ükski õpilane oleks selline, kes on üdini halb, üdini rikutud ja ainult halba tahabki. Mõnikord tahab ta halba sellepärast teha, et ta tahab tähelepanu saada. Kui kodus ei saa, no õpetajad ikka pööravad tähelepanu, vähemalt noomised. Nii et ja ma unustan tavaliselt ära, mis halb on olnud. Ja arvan, et vähemalt sügisiti arvan, et kõik on väga hästi. Kas te korraldate ka metsapealinnaga seoses midagi? Ei, ma otseselt ei korralda, aga ma olen koos õpilastega osa võtnud sellest küll. Näiteks kui kuulutati välja jutukonkurss, siis kõik 7. ja 8. klassid kirjutasid jutte selle hundi teemalisi. Ja metsapealinnaga on seotud ka need mustendite kirjutamine. Kui õpetaja Helle Saue rääkis, et selline plaan on ja kuidagi teistmoodi ei ole andmeid nende puude kohta, et peale selle, kui pikad ja mis ümbermõõduga nad on, siis arvasime, et võiks lood juurde kirjutada. Ja tuleb välja, et õpilased olid väga leidlikud. Ka nende tööd, kelle tööd sinna ei läinud, näiteks sinna Elva ajakirja, siis ka need olid väga huvitavad. Et oma kodulinnast kirjutavad küll ja isuga kohe. Kuidas teile meeldib Elva linn? Elva linn meeldib mulle väga, esiteks juba see, et maja ümber on männid. Mulle väga meeldib männilõhn. Ja enne, kui ma Elvas veel tööl ei käinud, siis see oli meeldiv suituslinn ja kõik. Aga nüüd ma Elvas enam ei suvita, nüüd ma käin tööl sinna. Millegi pärast on selline seos tekkinud, aga linn meeldib ikka. Ja vahepeal on kurb, kui õpilased ütlevad, et neile see oma kodu ei meeldi.